jõulumehest. Esimesena tuleb lavale mees, kes on Saaremaal legend. Ta on Saaremaa vallavolikogu liige. Ta on Kaitseliidu Saaremaa maleva taasasutaja. Ta on pikalt Eesti Kaitseväes teeninud ohvitser. Ta on pilli- ja pullimees. Tema number on 596 ja tema nimi on Jan Teie. Meie erakond on Eesti kõige parema riigikaitselise kompetentsiga ja Jaen on sellest parim näide võib-olla. Kas te olete minuga nõus, kui me ütleme, päästame Eestimaa koos läänlastega? See öeldu jah! Järgmisena kutsun lavale mehe, kelle perekonna nimi juba ütleb, kellega on tegu. Ta on kogu oma teadliku elu olnud seotud merendusega. Ta on ettevõtja, ta on kirjamees ja rahvuslane ning suur Eesti patrioot. Tema number on 595 ja tema nimi on Roland Mere. Alguses seda meie reklaami, kus räägiti Eesti jonnist. No näe, siin on ta ilusast peast kohal. Eesti on, oli ja jääb mereriigiks. Kandidaadi numbriga 594 astub rahva ette suure südamega mees. Ta on Haapsalu linnavolikogu liige, ettevõtja. Ta aitab Samaaria Eesti missiooni ühe juhina neid inimesi, kes on sõltlased ja eluasemeta. Ta on tubli pereisa ja alati optimismist pakatav Läänemaa patrioot. Mu daamid ja härrad, Martin Judanov! Oli Eesti jonni nägu, siis siin on headuse nägu. Martini peale saab alati kindel olla. Järgmisena oleks mul suur au paluda laval, aga kahjuks ta ei saa siin täna olla. Aga head sõnad ütleme tema kohta ikka. See on mees, kelle kohta võib öelda mees nagu orkester. Ta on Hiiumaa vallavolikogu liige ning Kõrgessaare osavallavolikogu liige, aktiivne ettevõtja ja motosportlane. Ta on mees, kes ei karda ise käsi õliseks teha või segada kokteile oma Hiiumaa eksootilises rannapaaris. Ta on perekonnapea ja 2 lapse isa. Tema number on 593 ja tema nimi on Palle Kõlar. Palle on täpselt see inimene, kes hoiab oma kodukandi elu käimas. Lihtsalt pakatab energiast, teab kõike, teeb kõike.
mina arvan, et ta toob meile Hiiumaalt kõik hääled ära ka. Järgmisena on au paluda lavale mees, keda iseloomustab kõige paremini sõna põllumees. Ta on EKRE Läänemaa ringkonna esimees, põllumajandusettevõtja, Lääne-Nigula vallavolikogu aseesimees, sihtasutuse Läänemaa nõukogu liige. Ta on ohvitser ja Kaitseliidu tegevliige alates aastast 1992. Ta on vabatahtlik päästja. Ta on alati vana rahu ise. Tema number on 592. Mu daamid ja härrad, isiklikult teie ees täna õhtul Hardi Rehkalt! Jahimees ka. Ei ole jahimees ka, arvasid, sa oled jahimees ka, aga igal juhul on ta inimene, kes tagab Eesti toidujulgeoleku. Maasool, Hardi! Numbriga 591 läheb valimisvõitlusesse pikka aega Eesti Kaitseväes teeninud ohvitser, endine Saaremaa maleva pealik, EKRE fraktsiooni esimees Saaremaa vallavolikogus. Ta on suur Eesti ja Saaremaa patrioot. Mu daamid ja härrad, kolonelleitnant Kristjan Moora, palun lavale! Ma juba rääkisin, et me oleme kõige kõvema riigikaitselise pagasiga või riigikaitselise kompetentsiga erakond Eestis, siis siin on veel kord sellest kinnitust, aga veel kord eraldi kinnitus sellest, et me oleme erakond, mis on äärest ääreni täis oma kodukoha patrioote. Suur au on paluda lavale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja teine number 2023. aasta Riigikogu valimistel valimisringkonnas number 5 Hiiu, Lääne ja Saaremaa. Tegu on mehega, keda kindlasti ootab ees suur poliitikukarjäär. Teda iseloomustavad töökus, sihikindlus, ta on meeskonnamängija. Ta on sitke nagu Muhu kadakas. Me tunneme teda kõik. Ta on meie mees Daniel Mereäär, numbriga 590. Teate, miks meie erakonna nimes on Rahvaerakond? Sellepärast, et meie erakonna selgroo moodustavad rahvamehed. Viimasena on mul suur au paluda lavale Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja esinumber 2023. aasta Riigikogu valimistel valimisringkonnas number 5. Ta on üks ütlemata tore ja soe inimene. Ta on tihti meie erakonna südametunnistus ja stabiliseeriv jõud. Teda jätkub kõikjale. Ta on olemas pea iga meie liikme jaoks. Ta on võitleja, kes ei anna alla. Mu daamid ja härrad, teie ette astub veel kord kandidaadi numbriga 589, alati särav,
proua Helle-Moonika Helme. Vahel ma kuulen mingit jaburat juttu sellest, kuidas EKRE on ainult meeste erakond. No vaadake nüüd. No ei ole tõsi. Kõik teised erakonnad vaatavad Moonikat ja on kadeduses sinised. Ja põhjusega. Ta on võitnud siin ringkonnas 2 Riigikogu valimistel nii hea tulemuse, et siit saab ainult paremaks minna. Teie abiga. Ma palun veel kord kõigil väga suur aplaus meie kandidaatidele ja soovime neile jõudu Eesti päästmiseks. Nüüd aga ma annan veel kord sõna meie erakonna esimehele headeks sõnadeks kaasa meie kõigile. Kõigepealt ma tahan ikka ja alati tänada kõiki inimesi, kes tulevad meie üritustele või üldse tulevad üritustele. Ma olen eriliselt tänulik, ega kes siis ikka tahab tulla tööpäeva õhtul kuulama poliitikute juttu. Aga see näitab, et teile läheb korda, et te hoolite oma kodukandi tulevikust, te hoolite Eesti tulevikust. Ma loodan, et siin oli neid inimesi, kes said kinnitust, et nad on õige partei taga ja on neid inimesi, kes said kinnitust, et meie poole vaatamine oli õige valik. Ma tänan teid veel kord ja koos päästame Eesti! Ma palun kandidaatidel nüüd võtta ennast 2 lava serva niimoodi, et meil inimesed näeksid ekraanile.